Tere hommikust. Panen siia oma paberi siia kuuma tooli peale, et vaatan, loodame, et ära ei kõrbe. No, ma ei ole eriti selline konverentsidel esineja. Ma ei oskagi rääkida niimoodi, kui kõik kuulavad. Mulle pigem meeldib inimesi külla kutsuda õhtusöögil, koos süüa teha, eks ju, ja siis arutada asju. Karlova on ka kohal, tere. Aga see on see, et ma ei oska rääkida, see ei ole mingisugune vabandus, eks ju, see lihtsalt ütlen nii, nagu asjad on. Ja ma nagu ka ei, seepärast ma ei oska nagu võib-olla, juba kõik pildid jooksevad, suur aitäh. Siis ongi lõbusam. Tahtsin öelda, et minu see, ma räägin siis sellest, mida ma olen teinud oma kogemustest, eks ju, et ma ei oska tegelikult millestki muust rääkida. Mul ei ole sellist süstemaatilist, nagu Annelil oli väga kena ettekanne. Ma lihtsalt ei oska paberiga teha trikke näiteks. Ja ma siis lihtsalt räägin ja pildid on lihtsalt või kui tumedad. Aga lihtsalt niimoodi, et oleks lõbusam. Palun küsige kohe, kui tekib selline moment, kus te tahate kohe midagi teada, sellepärast et ärge magage õiget hetke maha, nõuanne kirjutage üles, ärge magage maha õiget hetke. Küsige kohe, kui meiega on, nii te aitate mul ka see pool tundi ilusasti ära täita. Ma ei tea, kui paljud teist teavad seda Uue Maailma Seltsimaja, kes on käinud seal või ei ole või kes te olete kuskil kuulnud. Kui te olete midagi kuulnud, siis need kindlasti on kuulujutud. Nagu Anneli oma lõpuslaidiga näitas, kui sa ei tegele oma kuvandiga, ei tee turundust, eks ju, siis hakkavad sinust levima mingi kuulujutud. Ma tahtsin, sa ei andnud mulle seda küsimuseks seda võimalust, eks ju, ma proovisin, ei ole hullu, aga tahtsin küsida, kas see on nagu, kas kuulujutud on ainult halvad või vahest on head ka, et kas lõpuks kuulujuttude najal, kuivõrd sa ei ole oma turundust teinud, eks ju, oledki see kuri nõid või on ka mingisuguseid teistsuguseid kuulujutte, mis väga tore, ma siis saan küsida oma selle poole tunni jooksul, et seda jälle niimoodi kenasti täita. Igale see Uue Maailma Seltsimaja on siis olnud minu, see on Seltsimaja seespoolt näiteks. Seltsimaja selline igapäevane elu. Oli minu elu 3 aastat. Ma olen ikkagi selle Uue Maailma Seltsimaja direktor, eks ju, praegu ka, kuigi seda Seltsimaja tegelikult enam ei ole. See lõppes ära septembrikuus. See Uue Maailma Seltsimaja, see ei olnud klassikaline seltsimaja. Või seal oli selliseid momente muidugi ka. Koos käis laulukoor, on ju. Lastele toimusid prantsuse keele tunnid. Käsitööringid olid, eks ju. Ja sellised hobipõhised kokkusaamised. Kord nädalas või kord kuus, maleklubi, eks ju. Kõik sellised asjad toimusid. Mis seda eristas sellisest tavalisest seltsimajast, mida Eestimaa on ju tegelikult täis. Igas külas on üks seltsimaja või igas korralikus külas. Või mingi küla, mingisugune koht, kus see küla koos käib. See on Kiigeplats kas või, eks ju, see peab olema. Siis Uue Maailma Seltsimaja eristas see, et meil olid sellised õhtusöögid. Iga õhtu kell 7. Seal majas ka elasid inimesed. Põhimõtteliselt, kui sa sisenesid sinna, sa tulid justkui kellegi elutuppa. See oli ka taotluslik, sellepärast, et Uue Maailma Selts, seal Tallinna kesklinnas, ma pean ikkagi seda ka ütlema, et Uus Maailm asub Tallinna kesklinnas, Suur-Ameerika tänava, Pärnu maantee ja Tehnika tänavate vahelisel alal. Ja me tegeleme selle piirkonna põnevamaks muutmisega, kui nii võib öelda, loovamaks ja põnevamaks muutmisega. Ja me oleme sellise ühe ülbastumise vastu. Ja sellepärast ka, kui sa sisened sinna seltsimajas, sa sisened nagu kellegi elutuppa, sa pidid, seal ei olnud menüüd, eks ju. Kui sa lähed, praegu enne kui ma tulin, eks ju, ma käisin siit kohvipausist läbi, lähed sinna, nii kohv on nii palju, salat nii palju, eks ju, ja kõik on selge. Sina oled klient ja seal teisel pool on inimene, kes sind teenindab.
seal meie seltsimajas ei olnud niimoodi. See kõik oli kuidagi orgaaniline, dünaamiline ja kohalik. Ja mitte mingisugust sellist kuvanditööd või turundustööd me lihtsalt ei jaksanud teha, sellepärast et kogu see aur läks selle kogu asja üleval hoidmisele, sellepärast et see maja muidugi oli, ma ei tea, kas peaks algusest rääkima sellest, kuidas ma elasin Koidu tänaval 68B, minu tüdruk jättis mu maha, mina jätsin oma tüdruku maha, siis ma kõndisin 7 maja edasi Koidu 82 juurde, rentisin selle maja, hakkasin selle elama. Ma ei saanud oma tüdrukut ka nagu väga kaugele maha jätta, aga sellepärast, et koos tema ja meie sõprade, kes me elame seal samas Uue Maailma kandis, me olime juba selle seltsi teinud paar aastat tagasi. Ja seal juba asjad käisid, me saime Norra kuningalt mingisuguse hunniku raha, et seda koguna asja ajada. Ja loomulikult ma lootsin, et minu selle renditud maja üüri aitab see Norra kuningas ka natukene maksta. Loomulikult see ei olnudki mõeldud nagu minu majaks, sinna kohe tulid igast inimesed, hakkasid nagu elukohta, on ju, ja see oligi mõeldud avaliku funktsioonina toimiva majana. Igal juhul inimesed seal, paljud inimesed lihtsalt ei tulnud sinna ja toituvad võib-olla sellest Uue Maailma, sest vahepeal mul jäi mulje, et kõik teavad seda Uue Maailma seltsimaja. Ja tegelikult see võib-olla üldse ei ole nii, aga igasuguseid hääletajaid kuskilt siit lõuna poolt toodi lihtsalt ukse ette, nagu need inimesed, kes võtsid hääled, teadsid, kus on see koht, kus on mingi öömaja ja mingi soodsalt mingi, seal on õhtusöögid ja värgid, et aidata inimesed, toodi lihtsalt treppi lihtsalt inimesi. Ja siis ma mõtlesin, et mis toimub. Et ilmselgelt näide jälle sellest, kuidas nagu turundus on täiesti nagu tegemata, eks ju. Kõik nagu midagi justkui teavad ja kõik nagu, kõigil on nagu mingisugune kumand sellest asjast, aga see ei ole päris see, mida me võib-olla oleks tahtnud, et inimesed sellest üldse teavad. Et ma oleks tahtnud, et see on kuidagi teistmoodi. Paljud inimesed, ma jäin siis sinna, et paljud inimesed ei julgenud sinna tulla, just sellepärast, mis ma ütlesin, et see on lihtsalt lähed kellelegi külla. Sa lähed kellegi elutuppa, sa ei tunne teda, seal on veel mingid inimesed ja sa ei oska olla, eks ju. Põhimõtteliselt sa pead ise mõnikord ka minema sinna baari leti taha ja ise võtma endale mingi joogi ja ise panema mingisuguse annetuse sinna topsi, ise oma initsiatiivist pead selle kõik kuidagi enda jaoks siis mugavaks tegema. See oli muidugi, ma ei taha öelda, et palju inimesed järgmine kord ei tulnud enam tagasi, sest lihtsalt ei sobinud neile võib-olla see, kuidas seal asjad toimusid. Väga paljud inimesed tulid ja võib-olla ei läinudki ära, eks ju. Oli ka, selles mõttes, et ja selles mõttes ei olnud vaja turvameest, nagu on vaja kuskil mingisuguses teises avalikus asutuses näiteks on vaja turvameest, et korda hoida, eks. Näiteks meie tänavafestivalidel ei ole ka turvamehi. Kuigi tegelikult peaks olema, me kuidagi oleme selle ära, lihtsalt see idee on see, et inimesed ise oma terve mõistusega saavad aru, eks ju, kuidas asjad käivad. See seltsimajas oli selles mõttes, oli väga selles mõttes kerge, et sa kas kuulusid otse sinna, sa olid nagu oma õiges kohas või siis sa olidki valas kohas, siis oligi nagu see selge. Aga selles mõttes seltsimaja, et kuidas me tahtsime, et kõik inimesed, kohalikud inimesed käiksid seal koos ja see oleks tore koht. See oli seda, aga see ei olnud seda ka, sellepärast seal oli ikkagi mingisugune nagu piir vahel, võib-olla just selle pärast, mis Anneli ütles, et oli liiga palju kuulujutte. Et selles mõttes oli see seltsimaja selline lihtsalt selline keskkond. Ja võrreldes võib-olla mingi noortekeskusega oli see hoopis teistmoodi, et seal on mingid reeglid, eks ju, avatud sellest, kuidas selle kellani, seal keegi on, eks ju, inimesed tulevad, tegelevad mingi asjaga ja siis lähevad ära.
aga see Uue Maailma Seltsimaja proovis olla avatud, eks ju, kõigele ja kogu aeg. Ma ei tea tegelikult, praegu ma järgi mõtlen, ma ei tea, kuidas see üldse kõik oli võimalik, aga see kõik toimus ja see ei olnud väga raske, aga see mingi lihtne nagu ka ei olnud. No me panime, eks maja peale panime sildi Seltsimaja, see on Seltsimaja esine praegu sellel hetkel. Aga see ei olnud mitte igapäevane, teil ei olnud kogu aeg nii rahvast seal? Ei olnud, jah, see on mingite sündmuste ajal, kus meil on festivalid või mingisugused mingi laat, eks ju, või mingisugune tänavaturg, siis inimesed tulevad kokku ka Seltsimajast väljaspoole. Meil, ütleme, Uue Maailma Selts, meil on ajaleht, Väike-Ameerika Hääl, me oleme välja pannud teadet ahvrid, me paneme kuulutusi, me kutsume inimesi kogu aeg, et see on meie kommunikatsioon, väga kohalik. Ja mõnikord on see läinud ka suuremaks, mingi ajalehes on mingi artikkel, sest see kuidagi millegipärast on kuidagi oluline või mingisugune näide või midagi. Et ma seda ei... Aga ma arvan, et üks kogukonnakeskus, vaata paljud inimesed mõtlesid, kui nad tulid, et see on mingisugune skvot, eks ju, koht, mis on mingi kinnisvaratükk, mis on mingid noorte poolt üle võetud ja siis teevad seal mingisugused oma pidusid, on ju. Jah, palun. Ma tahtsin küsida, et see kohand, nagu sa praegu rääkisid ka, et natuke, et see läks nagu oma teed, eks ole, ja inimesed arvasid, erinevate osad tulid, neile meeldid ja läksid ära. Et kas seal kujundas ka välja selline asi, et ta siis oligi nagu ainult teatud osale nagu Uue Maailma nagu inimestele ja osadele ta nagu ei sobinud või? Ja tuli nagu niimoodi välja. Kuigi oli hetki, kus ta sobis ka laiemale, oleneb, mis seal nagu toimus. Kas on võimalik üldse kõiki kaasata, eks näiteks kui Anneli ütleb nii, et tulge mul on vaja 2 abilist, eks mul on see paber on ja lõpuks tuli üks. Et ei ole kõige parem kaasamise näide. Kui ei, ta sai oma 2 inimest, aga tulevad ikkagi need, kes ongi loomu poolest võib-olla mingid aktiivsed või tead, teeme ära tüüpi inimesed on ju. Et võib-olla jah, ei saagi kõik mingid totaalset kaasamist võib-olla ei olegi olemas, eks ju. Et aga me kogu aeg jah, see oli meil kogu aeg mõttes, me proovisime selle kogu aeg tegeleda. Samas sul on alati käes mingisugune hunnik ressursse on ju. Kui sul on vaja majal katust parandada, siis samal ajal on väga raske mingite naabritega suhelda ja oma mingid kuvandid nagu parandada või upgrade'ida. Üks kuritarvistusaeg? Ei, see on kõigi meie aeg. Mul tuli lihtsalt nagu meelde see paralleel, kui sa rääkisid sellest, et kuidas inimesed tulevad nagu elutuppa, seal ei ole tegelikult ju reegleid, keegi on paika pannud, seal ei ole turvad, seal ei ole mingisugust nii peab käituma. Et lihtsalt oli meelde see paralleel, kuidas maailmas on proovitud ka liiklust niimoodi reguleerida, et võetakse kõik liiklusmärgid ära. Mis siis juhtub? Peavad ise nagu otsustama, et kuidas nad siis käituvad, et olegi, et kellegi on eesõigus, keegi peab teed andma, et siis inimesed ise peavad jõudma kokku. Natuke mulle tundub, et see on võib-olla see Seltsimaja puhul nagu sarnane. Et see nõudiski inimestel seda, et nad oma peale mõtlevad, mitte ei ole neil ette kirjutatud. Täpselt nii ja see on äärmiselt raske vahel, aga ma arvan, et see on ka äärmiselt loov. Ma arvan, et üks kogukonnakeskus, üks asi nüüd peaks ikkagi seda, sest kogukonnakeskus, ta peaks, see ikkagi koondab mingisugust seltskonda, eks ütleme. See kogukond on siin noorsootööga tegelevate inimeste mingisugune kogukond, ütleme nii. See tegeleb ka noorsootööga? No, ma ka tegelikult. Eks ole, või et siis kõik on tartlased näiteks. Üks on Karlovast. Ma rohkem ei tunne, aga et me kõik nagu ju suhestume mingisuguse kohaga, kus me oleme sündinud, kasvanud, elanud. Ja neid kohti võib olla ju päris mitu ka, eks ju, et me elada Tallinnas, samas me oleme Kanepi Seltsi puhkpilliorkestri liige.
Aga ma arvan, et selline kogukonnakeskus, kui ma nimetasin, et see nägi välja nagu spot, kuigi me maksime renti ja kõik puha. Ja Eestis ei ole selline asi levinud, eks ju, see on ka üks asi, et see on mingi imelik värk, et see vajab ka harjumust, võib-olla see on mingisugune enneaegne sünnitis Uue Maailma Seltsimaal. Aga ma arvan, et see, kuidas Euroopas need spotid ongi tegelikult, see ongi sotsiaalne keskus, eks ju, see on mingis kohas ja seal ja see koondab inimesi, kes on seal ümber või inimesi, kes no põhiline on see, et ta on loominguline, hariv, ta on tasuta ja ta on isiklik. Et ei ole mingi anonüümne, ütleme, supermarket, kus sa saad käia hängimas ju ka. Eks ju, aga see on väga isiklik, sa pead nagu, sa pead nagu kellelegi tegelikult sa võid istuda seal nurgas, kui seltsimajas ka inimesed käisid nurgas, siis lugesid raamatut, eks ju. Ja oli täitsa nagu oma ette, see on ju ka täiesti okei, aga see ruum mõnedele inimestele oma isiklikkusega, eks ju, võib panna nagu selline paugu, on ju, et ta ei toimu sellest nii pea. Mis sellest seltsimajas sai oma? Võib-olla ma olen ainuke, kes siin ei tea. Ei. Peale kummitab see mõte. Tõstke käsi püsti, kes teil ei tea, mis sellest sai. Ja mis... Mis siis oli põhjused, ikkagi tegevus seal kadus ja lõppes? Mis siis äi? See on totakad kinnisvaralised põhjused, eks ju, et see ei... Me rentisime seda maja, see omanik ei tahtnud teha seda katuskorda, ei tahtnud teha niimoodi, et me talvel tegelikult ka saaksime. See maja oli elamiskõlbmatu. Üks sõber, kes seal ka elas mõnda aega, tema vanaisa käis külas. Ja ütles, Peeter, kuidas sa siin elad? See maja on ju elamiskõlbmatu. Ja see oligi, ja paljudel oli ka see lihtsalt kole koht. Sellepärast, et niimoodi lihtsalt ei tehta asju. See ei ela niimoodi. Eriti sa ei kutsu veel tervet maailma endal külla, eks ju, sellisesse kohta. Et standard, eks ju, elustandardid inimestel erinevad. Et see põhjus, miks me selle seltsima ära lõpetasime, oli puhtalt sellepärast, et see oli saanud talvel elada, see omanik ei tahtnud seda katust ära parandada, ma oleks seda ise parandanud, aga ta ei olnud nõus ka see trendi pealt nagu selles mõttes seda kuidagi tagasi arveldama, eks ju. Et kogu see omanikuga suhtlemine oli ikkagi katastroof. Soovin teile häid majaomanikke, kui te rendite. Ma ei saa jätta siin ka ikkagi ütlemata, et Uue Maailma film on endiselt ikka veel kinodes jooksnud. Ma arvan, et Tartus tuleb 24. oktoobril. Skenklubis on ja novembris tuleb Karlovas ka Karlovastel eraldi konstants. Et kindlasti see võimalus, et siis kogu saaga läbi 5 aasta on see võimalus seda ka jälgida. Kui veel jääb õhku küsimusi, et siis las film vastab. Ja ma usun, et see filmis on need vastused. Mul on jällegi tekkinud selline küsimus. Ma ei tea, kui palju see on ärigrupis ettekannet, aga mul on selline peaaegu loominguline küsimus. Mulle tundub, et sina võiksid olla kas selline tüüp, kes võiks vaadata noortekeskused sellise pilguga ka, et teha neist nagu põnevad paigad. Ja sest ma natuke sinu kuvandit ka... Et mis ma nüüd teeksin, kui ma lähen noortekeskus, mis ma teeksin paremaks? Mida sa teeksid? Milline on sinu pärast äge noortekeskus? Kui vana siis oled? Ei, ma ei käi. Euroopa normide järgi ma olen selle piiri juba ületanud 5 aastat tagasi. Jah. Mis mood sa teeks, milline oleks sinu meelest äge noortekeskus, mis tõesti kõnetaks täna? Tead, Uue Maailma Seltsimajas käib palju noori ja selliseid lapsi, ma ei tea, mis neist selles mõttes nüüd saab, kui see seltsima ei ole. Ei, no päriselt, meil on noortekeskus seal ümber nurga, eks ju, seal saab käia pillarit mängimas. Aga meil sai teha põhimõtteliselt, meil sai teha absoluutselt ükskõik mida, kuni keegi ütles, et kuule, aitab, eks. Aga nad käisid abis, kui oli vaja mingit puid teha või mingit asju vedada, eks ju. Nad korraldasid festivalidel ja üldse Uue Maailma Seltsimaja sündmustel ka mingid jalgpallimatš, mingid omavahel kutsusid kohalikke noori kokku.
nad tegid süüa vahel, mingi õhtul, ühesõnaga nad olid selles mõttes, et ja ma tean mõnede laste vanemaid ka nagu, et seal oli probleemseid lapsi, nagu need, kelle nagu vanemad on või vähemalt üks on lihtsalt alkohoolik ja seal kodus ei ole hea olla. Ja oli ka selliseid, oli ka üks üksikvanem, kellel oli lihtsalt nii palju tööd, et ei suudnud oma ühesõnaga, seal põhimõtteliselt terve see seltskond, kes seal parasjagu seal seltsimas, nad kõik nagu tegelesid selle tüübiga või nad oli nagu oma, eks ju, et ta sai iga tüübi juurde, ta õppis, üks tüüp lihtsalt õppis inglise keele ära seal samas, eks praktiseeris seda, sest seal käis päris palju igast välismaalasega. Ühesõnaga, meil oli ka nagu justkui nagu noortekeskus mingil moel, ma ei ole käinud ükskord me tegime uue maailma aeda, eks sellist kogukonna aeda, kus kõik saavad kasutada kõike ja igaüks saab sealt võtta supi peale tilli ja selline ühine ärk on ju. Ja siis me noortekeskusele, tahtsime neid kaasata, ma kogu aeg olen tahtnud neid kaasata ja ütlesime, et kuulge, et pange noored kokku on ju, et teeks sildid taimedele, petersel, redis, eks ju, tomat, on ju, sellised mingid täiesti vaba, lapsed võivad hulluks minna, võivad seal lihtsalt mingid, meil olid isegi materjalid olemas, on ju, et lihtsalt vineeri ja igasuguseid värve ja niimoodi saab joonistada, saab teha ükskõik mida, lihtsalt on vaja teada, inimesed näevad, et ahah, petersel, eks ju, see peenar on peterseli täis. Ja siis, ma ei tea, seal noortekeskusel oli mingid tegelane, on ju, kes siis, ma ei tea, miks ta ei saanud seda rahvast kokku või äkki keegi ei olnud just huvitatud seal nagu teda aitama. Lõpuks ütles kuule, et okei, too mulle need asjad, ma teen ise ära. Aga see ei olnud meie plaan oli see, et me asume suhteliselt lähestikku, eks ju, tegeleme umbes enam-vähem samade asjadega ju ka. Et üks asi on koostöö, teine asi on see, et me täiendame teineteist, et nemad saavad ju teha ka meie juures midagi ja meie saame nende juures. Kui me tänava festivalid on, siis me teeme ka koos paljusid asju, toome neilt selle, meil on see jalgpalli mäng on niisugune, toome selle tänavale, eks ju. Et mida teha, et noortekeskused oleks, ma ei tea, kas nad saavad, nad ei saa olla vist seda sellist seltsimaja tüüpi, kuigi see, ma arvan, et... Siis see 3 põhjust, et pole võimalik, pole seaduslik ja et sellest pole ressursse. Jah, täpselt. Aga tegelikult see just peaks niimoodi olema, et nad ise teevad selle keskuse. Ja kuidagi peaks, see oleks kõige parem, et see läheks neile korda, eks ju, et nad ise teevad kõik need asjad, mis seal sünnivad. Nad ise korraldavad, nad kutsuvad oma mingid sõbrad, eks ju, ja naabrid ja nad, keegi peaks seal olema, kes nagu aitab või juhendab, aga see, et nad ise saavad, ma arvan, et see on hästi oluline, et neil tekiks selline isiklik suhe selle noortekeskusega ja et ta nagu et ta ei käi seal lihtsalt niimoodi ringi ja ei löö seda pillerdilauda sodiks, on ju, sest tal on kodus mingisugune paha kliima, on ju. Et tekiks mingisugune ja seda on tegelikult, nagu ma ütlesin, see on hästi lihtne tegelikult teha, aga ikka väga raske ka. See on nii lihtne asi, et seda on nii raske korraldada. Seda ei saa mingit, ma ei saa kirjutada praegu niimoodi, võtan siin pool tundi aega, on ju, kirjutan manuaali 10 punkti, et kuidas seda, eks ju, teha. Et seda ei, see on nagu selline õhust tunde värk ka. Eks ju, et seal peaks... On võimalik tegelikult selline manuaal? Ei, ma arvan, et on võimalik sellist keskust tuua, sest ma arvan, Eestis on selliseid päris palju õnneks. Ja, ei, ma usun ka, et on. Aga lihtsalt seda... Aga mingid näiteid, mis ongi, jätavad selle kuvanda, et seal mängitakse miljardit ja kui sul on vaja teha, paluda mingeid asju seal teha, siis see tegelikult see noorstöötaja joonistab ise pärast sildid. On äkki veel küsimusi? Ma tegelikult ju kõik ei näe. Ootused, jah. Ma olen kiirelt hästi küsimus. Mina olen Ahto, ma olen Karlova seltsist, ma olen noortekeskuse direktor. See on üle Karlovast. Mul tegelikult üks küsimus on see, et meil on praegu noortekeskus olemas, suht asjas olukorras sarnane natuke teie majale, mis oli 2014 valime uus noortekeskus. Ja ka praegu ja ka
mis on see mõte, et kuna Annelis üle seltsi, aga inimesed väga mõned mõttes kaebavad selle, et võiks olla nii linn kaebab, et teil on partnerid, mis on kohalikud elanikud ka. Ja mõte ongi see, et Anne Noortekeskus võiks olla mingil viisil toetada seda kogukonda. Me oleme kogukonna keskus mingil viisil, aga selgelt ta ei ole seltsi omaks ei saa olla. Aga ta saab pakkuda mingeid asju, mingeid ressursse, näiteks ruume või sihukest asju. Et kuidas sina näeksid, praegu maja enam ei ole, eks ju, Noortekeskus on nurga taga, või Noortekeskus tuleks keegi sealt ütles, et kuulge, aga kuidas me saame teid aidata teie nagu tegevuses, et mis see siis oleks, et Anneli näol on vaja tegelikult organiseeruda, üleüldse, et seda ei saa Noortekeskus ära teha kellegi eest, aga me saame jälle pakkuda ressurssi. Kuidas sina näeksid seda koostööd sellisena nagu aktiivse seltsi ja siis ütleme Noortekeskuse vaja, või siis kui meil on ruume vaja, mida saaks seltsi teha, mida saaks nagu seltsi teha, mida saaks teha Noortekeskus? Oleneb, kes neid teevad ju, see on kõik on väga inimsuhtepõhine, nagu väga paljuski asjad sünnivad, kui saavad kokku inimesed, kes kuidagimoodi nagu haakuvad. Ma ei tea, kas sina oled mõlema, sa oled nii seltsi mees, kui ka sa oled selle noortekeskuse. Jah, mees. Tähendab, see on väga skisofreeniline olukord. Su küsimus on see, et kuidas... Ei võitlust tähtest praegu välja, ma räägin Annelast. Annelast, kus ei ole seltsi, aga võiks olla. Ja noortekeskus praegu on tulemas suurem ja parem. Kuidas saaks see noortekeskus olla nagu toeks selle kogukonnale? Mida ma räägin, noored loomulikult on. Üks asi on, noored tulevad kokku, nad käivad seal tohutu suur, uus, ilus noortekeskus, käivad seal kokku ja nad mõtlevad, kuidas seda kanti, seda Annelinna. Ja seal elab tohutult palju rahvast ju. See on nii, eks see on tohutu potentsiaal, see saab nagu põhimõtteliselt kõike teha. Seda, et nad saavad nagu ju mõelda välja, mis seal võiks olla. Ja siis nad peaksid rääkima naabritega, sa pead ikkagi rääkima inimestega juttu. Või korraldama, seal noortekeskus võiks tekkida mingisugune, võiks korraldada mingi teenuse, et sealt kõik mingid plakatid välja, et sealt noortekeskuses saab iga neljapäev kell 5 saab porgandit. Või on mingi turg on, saad aru, et teed mingi väikse asja ise, mis on nagu, kui Annelinna juures pidi olema mingisugune suur peenar, ühisaed, eks ju. See on plaan, kus praegu hetkel arhitekti mõtleb, et uue noortekeskuse ette teha võib olla mingi sarnane ühispeenar, kuna ei ole raha, et välisasjadega tegeleda. Et see on ka variant, jah. Et kuidas tekitada seda nagu omaks muuta seda keskkonda. Ja, et seal on vaja... Ma ei tea, kui me seltsi alustasime, siis me panime igale poole suured plakatid. Tegin sõbra Martiniga koos üks plakatini ja tema oskab arvutiga teha asju. Mina, nagu te näete, ma ei oska midagi arvutiga. Aga ja seal oli see uue maailma kaart, kontuurid, eks oli see punane lätsakas oli seal keskel, see, mis on turistidele mõeldud, et you are here. Seal oli kirjas, et oled kusagil siin. Küsimärk. Ja siis all oli see, et see ongi see uus maailm, millest kõik räägivad. Keegi sellest ei rääkinud, seda uut maailma ei olnud keegi teadnudki, mis see on, eks. Kõik teavad Kalamaja, Kadriorg ja nii edasi. See oli täiesti unustatud nimi, eks, aastal 2006 või mis iganes. Nii, ja nüüd äkki, eks, siuke plakat sellest nagu kõik räägivadki, eks, keegi, võib-olla see oli kõige vingem nagu kommunikatsioonitrikk, ma ei tea, kus see Anneli on, nagu sellepärast, et väita midagi, mida tegelikult ju ei olnud, eks ju, sooviga ilmselge nagu suunaga, et sa tead täpselt, mida sa tahad, et inimesed pärast nagu sõpradele räägivad, et kuule, kõik räägivad siin mingist uuest maailmast, kas sa oled ka kuulnud? Keegi midagi kuulnud ei olnud. Aga eks ju, läks käima, ma ei tea, nagu selline, ja siis seal oli muidugi kuupäev ja mingi kogunemine, eks ju, et väga selline üldine selline lihtsalt, et umbes teeks koos midagi või muudaks oma kodukandi lihtsalt paremaks. Lihtsalt mingi täiesti selline suvaline lause põhimõtteliselt. Ja tuli mingisugune 30-40 inimest tuli, keda me pooli ei olnud kunagi näinud, eks ju. Tulid kokku ja tegime seltsi ära. Ja kõik siis vist hakkasid rääkima seal niimoodi. Minu meelest see autoküsimus on hea ka, et ma arvan, äkki kelle osalejatel on äkki veel ka mingid soovitused teiste
et mida teha, et kuidas see noortekeskuse ja kohaliku kogukonna areng peaks olema seotud? Üks asi, mis nad ongi seotud, nagu sest see noortekeskus on kuskil ja see kuskil on ju mingisugune koht, millel on mingi nimi ja seal elavad mingid inimesed ja see on täiesti üldse minu meelest loomu vastane, et nad ei ole seotud. Ja see ongi see näite, et kui selts on olemas, siis loomulikult selts vaatab kõiki ressursse, mis seal on ja suhtlus nendega, näidab nagu teie näide. Samamoodi noortekeskus võib võtta selle initsiatiivi ju endale ka. No võt jah, see ju... Sest need inimesed, kes seal noortekeskus käid, ideaalis on nad ju elavad seal kuskil ümber või tulevad nad Karlovast. Ei tule ju. See on väga huvitav mõte jah, nagu see ongi, et nagu need noored loovad selle seltsi noortekeskusega, ma pole nagu nii... Ja ei pea olema sellist asja nagu MTÜ on ju, Anne Linna selts, sellist asja tegelikult ei pea olema, kui see lihtsalt, kui selle jaoks peab nagu minema läbi, ma ei tea, mingisuguse... Eks ju, seda ei pea olema. Meil ka, ma ei tea, palju isegi meil seltsis liikmeid on, sest see organisatoorne külg, eks ju, et selts on mingi üldkoosolek ja mingid MTÜ, mingid värgid, eks ju, et see tegelikult, see ei ole mingi seksikas asi. Ma ei pea olema mingi seltsi liige ilmtingimata, aga ma võin teha nii paljusid asju, aga ma ei pea olema mingi seltsi liige. Põhimõtteliselt meil on inimesi, kes põhimõtteliselt ei astu mitte mingisuguste asjade liikmeks. Aga neile meeldivad mingid asjad, eks ju. Meeldib aias kaevata, tilli kasvatada. Need tulevad, teevad, neil on mingi oma värk on ju. Eks ju, et see on ka ressurss, et mingi inimese oskust on mingisugune ekspert tilli kasvatamise alal. Ja palun. Siit sinu loost üksid läbi üks elutab vanaisad, ütlesid, et maja oli elamiskõlva. Kas olete mõelnud selle üle, kui oleks olnud elamiskõlviks seltsimaja, füüsiline keskkond, oleks seltsimaja või keskmist kauem? Et oleks edasi läinud? Loomulikult, sellepärast, et siin oli koondus ja kogu see mingi energia oleks seal ikka kedranud edasi julgelt. Lihtsalt talvel see suri lihtsalt ära, sellepärast siin ei saanudki kedagi kutsuda, eks mingid rotid panevad ringi, sa paned radiaator, ahju kütta ei saa, see on katki, sa lükkad radiaatori sisse, elekter läheb ära. Siis sa lähed oma ema juurde, ütled, kuule, tulen duši alla. Süüa on meega. Kuidas? Millest see alga valik elamiskõlva? Rumalusest vist. Ma arvan, et ma olen selles mõttes palju õppinud, et esiteks, kuidas üldse sõlmida üks üürileping. Millistele seadustele tegelikult peab vastama, on ju. Tead, sellised asjad, mis võivad jääda, need ei ole olulised selle innu juures, mida kõike sa tahaksid korraldada, et see kogukonna või see kohalik asi nagu läheks lähemale sellele, mida sa peas nagu ideaalis, eks ju, unistad või plaanid, eks ju. Siis peab alati olema keegi, kes mingit paveri jama ajab, eks ju. Et see võib olla, see on mõnede jaoks äärmiselt lihtne. Aga see on... Jah, seal on veel paar küsimust, aga palun. Järelikult oled sa väga huvitav inimene. Kui ma vaatan sind ja kuulan, siis mulle tundub, et ma saan aru, et sinusugused inimesed saavad teha seltsimaja, sellist seltsimaja, kuhu võib-olla paljud tulevad ja jäävad ja võib-olla Tallinna kesklinna ei näegi, eks ole, kui nad külla tulevad. Ja samas ma ikkagi tõmban kogu nagu paralleele selle noortekeskusega ja mõtlen, et millised peaksid sinu arvates need töötajad olema, kes neid noori seal juhendavad? Sellised, nagu nad on. See ei saa olla midagi, mida sa ei ole. Sa oled millegi pärast ju valinud endale seal mingi noorsootöö, sa millegi pärast ju teed seda. Kui sa oled nagu vales kohas, siis sa peaksid mingi hetk aru saama, et sa oled vales kohas. Aga sa peaksid alati olema see, kes sa oled. Ahto ei saa olla nagu mina, eks ju. Mina ei saa nagu Ahto olla. Aga äkki teil on mingisugune seltsi koos pärast. Ikkagi. Ja seal oli veel mingi... Jah, palun. Selline korraliku inimesi. Jah. Kas teil seltsimaja direktor olles unistate kuskil pangatöö? Kas ma unistan pangatööst? Ei, kui... Ma ei kuulnud, avaldust ei kuulnud. Kui te olite seltsimaja direktor, siis olite kuskil pangatöö? Ei olnud.
ei olnud ja tähendab see seltsimehe direktor, ma vaatasin seda kava, eks ju, see konverentsi kava ja siis kõik olid direktorid, Lillemaja direktor on ju, juhataja, eks ju, ma mõtlesin, et paneks ka, ma ise võtsin selle tiitli endale ja nüüd ma pean seda kuidagi välja vedama, eks ju. Mulle tegelikult meeldis seltsimehe puhul, ma mõtlesin, et võiks olla, on niisugune kultuurimaja, et siis oleks tore, kui nagu Bulgakovil see kultuurimaja direktor saab Jalta tuusikuniga aeg-ajalt. Selle uue maailma seltsimaja direktor olles oleks pidanud saama päris tihti neid. Palun. Kellel oli küsimus? Oli mingi, jah? Käisin ka eile filmi vaatamas, mul tekkis siuke küsimus, et kas sa usud, et on võimalik seda kogukonna värki ajada ka niimoodi, et ei ole füüsilist ühist ruumi, vaid näiteks ongi, et kogukond üks nädal koguneb ta ühe inimese juures, teine nädal teise juures, ilusa ilmaga ollakse õues kuskil. Et kas teil on nagu, et peab olema füüsiline maja või sa ei usu? Ei pea, aga see on äärmiselt mugav. Aga me uue maailma selts alustas mingi 2006, eks ju, siis me olime kogu aeg tegema kõiki asju õues, tänavatel, inimeste köökides, eks ju. Ja nüüd me oleme põhimõtteliselt nagu tagasi, me saame vajutada mingisugust sellist refresh nuppu ja praegu me ka oleme kogunenud lihtsalt kellegi juures ja mõelnud, et nii, eks ju, et me oleme, see selts on olnud olemas mingisugune 5 aastat või 6. 3 aastat sellest oli seltsimaja, eks 2 aastat me tegelisime, ei teinud, eks ju, midagi seltsimaja, siis tuli see seltsimaja ja nüüd on seltsimaja läbi, siis see režissöör on selle filmi valmis saanud, on ju, jumal tänatud, see on nagu ka möödas, nüüd saab tegelikult hakata, eks ju, tööle selle kogukonnaga, et praegu on hästi paljudel inimestel on selline vunk sees nagu, et nüüd võiks hakata päriselt midagi tegema, et selle 5 aasta jooksul on tehtud lihtsalt nagu mingeid hulle asju ja nüüd me oleme palju õppinud ka, eks ju, ma arvan, ja eks ju, kogu see avalik jura on, eks ju, justkui nagu möödas, et nüüd me saame päriselt hakata tegema ja see seltsimaja tõesti ei ole mingisugune eeldus, et see noortekeskus ju ka ei ole, noored ju kogunevad, noored saavad ju kuskil kokku, eks ju. Saavad mingi poes või poe taga, on ju. Midagi seal nagu justkui, seal on ju mingisugune potentsiaal, mingi asi. Nüüd, kui see noortekeskus nagu valmis saab, et kas nad tulevad sinna, miks, eks ju, see on nagu selline... Keegi peab kuidagi selle käsil võtma ja kuidagi niimoodi isiklikult seda asja ajama. Muidu ei juhtu nagu päris asju, et siis ei saa ka selliseid ilusaid ettekandeid teha, nagu Anneli tegi. Läbi on, eks ju, lõpuks ometi. Aitäh! Ma väga närveerisin.